Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Eesti Euroopa 5 jõukama riigi hulka. Mäletame kõik Reformierakonna kunagisi valimislubadusi. Viia Eesti Euroopa 5 jõukama riigi hulka. Paraku on läinud vastupidi ja oleme Euroopa vaesemate seas. Miks see nii on ja mida peaks Eesti tegema tegelikult, et rikkus saabuks? Kuidas kommenteerite? Ja siinkohal tänane saade on eriline, et ma annakski kohe otsa Raivo Paalale, kes võiks selgitada olukorda, kuidas Eestisse siis rikkus saabuks, et millised oleks need suunad ja vahendid. Palun, Raivo. Ega ma ei oskagi öelda, kuidas see rikkus siia tuleb. Alustan nüüd see, mis usklikele head meil teeb, on see, et tõenäoliselt Jeesus Kristus on ikka nädal aega eestlane olnud. Sellepärast, et kõigele muule, mis ta on maailma head teinud, on ta siis andnud meile ka päris rikkalikud maavarad, 20–30 triljonit dollarit. Et alati naeran seda, et kui siin ka paned 10 triljoniga mööda, siis ikka midagi ei juhtu, aga lihtsalt 30 triljonit on see, millega me võiksime heast tahtest näiteks Ameerika Ühendriikide riigivõlla ära maksta. Aga jälle, et ega küsimus ei ole see, et mis meil on, vaid nii kui Tõnu väga hästi ütles, et kes me ise oleme. Et see, et meil ei teata, mis varad meil on, ka mina seda ei usu, ilmselt olen ka vandenõuteoreetik ja uhuulane. Ja see, miks ma, nagu ka Meelis ütlesin, et miks ma vahutan kogu aeg, ongi see, et majandusteadlasena ma olen õppinud rahanduskrediidi erialal ja minu jaoks on väga lihtne näha seda, kuhu meid tegelikult läbi eelarvepoliitika ja selliste maksutõusude ja selle eriti julmade eelarvekulude planeerimisel, näiteks eelmine aasta oli selge pool aasta pealt, et kulusid sellises mahus täita ei suudeta, aga poisid panid ikkagi pea püsti edasi, siis seda. Need materiaalse rikkusega eestlased eriti ei üldse, sellepärast, et nad ise ei halda materiaalset rikkust. Eelmise aasta suvel Euroopa Liidu president teatas seda ametlikult, et kõik loodusvarad, Euroopa Liidu loodusvarad kuuluvad Euroopa Liidule. Ja loomulikult siis eelmises punktist kultuuririkkuse juures, siis me teame seda, et Euroopa Liidul ehk siis meid haldaval riigil tegelikult on pinnuks silmas rahvuskultuuri, need proovitakse integreerida teiste kultuuridega kokku, nii et tekiks ühtne Euroopa kultuur. Senistel andmetel meie liitlased on siis tavalised globalistid, kelle käilakujuks, mitte juhiks, vaid käilakujuks on Donald Trump. Tema liikumise huvides on säilitada rahvusriigid, säilitada rahvused ja pigem ajada nagu äri, eks ole. Ta võib-olla tahab suurendada digitaalset kontrolli, me ei tea, seda on oletus praegu, aga igal juhul ta tahab äri ajada, ei taha mõttetult sõdida, kui sõdib ainult häda pärast. Ja ütleme, Klaus Schwabi sugused tegelased ärritavad Donald Trumpi ja tema mõttekaaslasi päris korralikult. Ja meie seda ei näe, meie võib-olla vaatame ainult ütleme piiratud ulatusega internetiväljaandeid, teabeallikaid, aga tegelikult käib taustal päris kõva andmine. Ja ei ole võitlus mitte USA ja Venemaa vahel, vaid võitlus on USA ja Suurbritannia vahel. Täpsemalt nende. Selles suhtes mul on hea meel, et ka Tõnu on seda meelt, et Trump ei saa nii lihtsalt võtta, nagu ta on. Ehk tema ettearvamatus on tegelikult väga strateegiline. Kõik ei ole põhiteema. Rääkides meie rikkusest, sellest on juba 20 aastat möödas, mil see loosung visati õhku, et 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Aga nagu me nägime, siis juba vähem kui 2 aastaga toimus majanduslangus ja meil oli see kõige suurem, kus suures ligikaudu 15% lausa 2009. aastaks. Ja loomulikult selle tagajärjeks oli see, et nii mitmedki inimesed kaasa arvatud ka selle saatejuht kindlasti lahkusid siit Eestist Soome. Ja mis sa nimestada, et Soomes on palgad ju mitu korda. See 5 rikkama riigi hulka oli üks suur vale. Neid eestlasi on vähe.
need on need, kelle jaoks rikkus ongi see vabaduse tunne, see, kui sa saad vabalt elada niimoodi, et sa ei pea mõtlema, et mis ma selleks 3. töökohaks või ametiks peaks õppima, et ennast ära majandada. Kui inimene tahabki teha mingi, räägitakse raha, kuidas teenida raha, investeerimine ja raha. Ma olen isegi öelnud, et kuulge, et äkki õpetaks mingeid elulisi asju või mingit sellist, mis on elus päriselt oluline, kutsuda rääkima keegi, kes ei ole, et kuidas ma sain rikkaks, vaid kuidas kriise läbi elada, mis on need momendid, mis võivad elus ette tulla, kust siis on võimalik läbi minna, lihtsalt sa koged esimest korda ja võib tekkida ahastus ja nii edasi. Aga ikkagi raha teema ju müüb, sest kõik saavad aru, et meil on majandus sellises kohas ja inimesed, kes meid vaatavad, küsivad ju, et mida saavad nemad teha ise. Ja teine võimalus on kokku hoida, tähendab mõistlikult kokku hoida niimoodi, et inimesed suudavad ennast ise varustada elektriga. Vähemalt eramutes on siis kuskil maa-asulates või kuskil suuremate linnade, äärelinnades. Põhimõtteliselt on olemas seadmed lahendus. Aga siin räägiti vandenõudest. No ütleme niimoodi, et tegelikult vandenõud ju tekivad sellest, et inimesed ei tea ja siis nad hakkavad ette kujutama, et mis siin 19–21 juuni 2026 Saaremaal Eiste Toomatalu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tuleviku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni. Koha peal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestis.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käisid kõrvi. Kungla rahvas, ühine jõud.